Ja nüüd alustame. Täna matemaatikatunnis me jätkame teemaga täiskümned ja täna me kordame täiskümnete liitmine ja lahutamine. Lehekülg 18, 19. Tee palun lahti oma töövihikku. Lehekülg 18, 19. Praegu me ei kirjuta mitte midagi. Vaatame kõik need ülesanded läbi ja kui sul tekivad küsimused, siis küsi. Sest kõik need ülesanded on meile juba tuttavad. Esimene ülesanne arvuta. Esimene tulp liitmine, teine tulp lahutamine. See on lihtne, jah? Seda oskame teha, arvutad, kirjutad vastused siia. Ülesanne number 2, tuttav ka. Arvuta ja võrdle. Suurem, väiksem või on võrdsel. Ja? Sa alguses arvutad vasakult poolt ja vastuse kirjutad üles. Esimeses sul on näidata. Ja siis sa võrdled vasak pool ja parem pool. Siia paned märgi kas suurem, väiksem või võrdselt. 60 on suurem kui 50 ja nii edasi. Kas selle ülesande kohta on küsimusi? Esimene ja teine on selge. Kes tahab küsida, pane mikrofon töötama ja küsi. Sest ma teid kõigi ei näe. Kui sul tekkisid küsimused, siis küsi. Nii, ülesanne number 3. Püramiid. Vaata, esimene rida. Sul on antud alumised arvud, sa paned neid kokku ja kirjutad vastuse ülesse. Alumine rida, pane kokku, liida, vastus siia. Stop, ei kirjuta praegu mitte midagi. Vaata edasi. Teises rias sul on antud ülemine arv ja alumine arv, aga teine alumine arv puudub, aga põhimõte jääb samaks. Alumine rida, need ruudud sa paned kokku ja vastus on üleval. Sul on antud vastus, sul on antud üks liidetav ja sa mõtled 70 pluss mitu on võrdne 90. Vastus on üleval. Alumised arvud on vaja liita, et oleks ülemine vastus. Ja siin on kolmekorruseline püramiid. Kolmas rida on kolmekorruseline püramiid, aga põhimõte jääb samaks. 10 pluss 10 on võrdne 20, ma kirjutan siia ülesse. Nii, panen kokku. 10 ja 10 on võrdne 20, kirjutan siia. Aga vaata, all on veel üks puudub. 10 pluss mitu on võrdne 20. Samamoodi vasak pluss parem on ülemine arv. 10 pluss 10 on võrdne 20. Ja nüüd sul on kaks arvu olemas, sa paned neid jälle kokku ja vastuse kirjutad siia. Ja niimoodi edasi. Kas selle riaga on kõikidel selge, kuidas ehitada selle püramiidi alt ülesse? Kas küsimusi on? Kui on küsimusi, tõsta käsi ja küsi. Kõikidel on vist selge. Aliisa Ivanenko, sul on küsimus? А почему внутри девятки? Ой, десятки. 10 pluss 10 on võrdne 20.
10 pluss 10 on võrdne 20. Kas sina said põhimõttest aru? Ja. Siis lülita mikrofon välja. Kas kellelgi on veel küsimusi? Vassilisa, küsi. Vassilisa, räägi väga kõva häälega, ma sind ei kuule. Sul mikrofon kaugel. Räägi kõva häälega. Õpetaja 8 leheküljel samas niimoodi teha, kus on suur püramiid. Ülesanne number 3 ja 3-korruseline püramiid põhimõte jääb samaks. Sa teed lõpuni kõik püramiidid. Sa said aru, kuidas teha või ei saanud aru? Aha. Nii, siis esimene, teine, kolmas. Kõikidel on selge. Lähme järgmisele leheküljele. Nii, ülesanne number 4. Vaata palun. Sul on antud leht ja selle lehe peal on 4 arvu. 10, 20, 50 ja 80. Praegu kõik lapsed vaatavad ekraanile. Vihikusse midagi keegi ei kirjuta. Nii, 4 arvu. Sa kasutad ainult need arvud. Ja sa mõtled erinevad variandid nende arvudega. No näiteks, siin on 4 ruutu. On vaja liita 3 arvu nii, et vastuseks oleks 4. arv. No selge see, et vastus, kui sa liidad kogu aeg kõige suurem arv. See tähendab, et sa võid kohe siia kirjutada 80. 80 ja 80. Aga vot need 20, 10 ja 50 sa kogu aeg liidad erinevates järjekorrades. Näiteks 10 pluss 20 pluss 50. Siis teine variant 20 pluss 10 pluss 50. Kolmas variant 50 pluss 10 pluss 20. Et erinevad variandid ei tohi olla ühesugused tehted siin ridades. Aga kasutad ainult lehe peal kirjutatud arv. Samamoodi siin edasi mõtled erinevaid variante. Siin samamoodi tuleb, et vastus kogu aeg 80, 80, 80. Aga liidetavate järjekord on teine, teistsugune. Kas selle kohta on küsimusi? See on ka lihtne, hästi. Nüüd, vaatame edasi. Loeme ülesanne number 5. Kõik koos loeme praegu. Laste korraldatud teatrietendust tuli vaatama 20 last ja 50 täiskasvanud. Mitu pealtvaatajat on kokku? Tähendab, lapsed tegid teatrietendust ja seda vaatama tulid 20 last ja 50 täiskasvanud. Mitu pealtvaatajat oli kokku? Pealtvaatajad, need on need inimesed, kes vaatavad teatrit. Nii lapsed kui ka täiskasvanud. Tähendab, mitu last ja täiskasvanud kokku, mitu inimest vaatasid seda teatrit. See on väga lihtne küsimus. Ja väga lihtne tekst ülesanne. Seda sa hakkad tegema ise. Ma praegu ei ütle. See on tuttav. Edasi. Ülesanne number 6.
Loen. Teatrisaalis on 100 istekohta. Saalis istus 70 pealtvaatajat. See on uus sõna, pealtvaataja, ja inimene, kes vaatab teatrit. Mitu istekohta olid tühjad. Sa võid joonistada endale skeemi, kui sa tahad. Et vot see on teatrisaal. Et siia teatrisaali kokku mahub 100 inimest. Aga praegu on saalis ainult 70. Vot need kohad on tühjad. Mitu istekohta on tühjad? Robert, mis tehe siia tuleb? Robert, pane mikrofon töötama. Mis tehe siia tuleb? Kokku on 100 istekohta, aga istub ainult 70 inimest. Mitu inimest veel võib istuda? Mitu vaba kohta veel on? Räägi tehe. Robert. Kes teab, tõsta käsi. Uljana, vasta. Robert, lülita mikrofon välja ja kuula. -100 on võrdne 30. Kas tohib siia kirjutada 70 miinus 100? Ära kirjuta praegu. Kas selline tehe võib olla, et ma väiksemast arvust lahutan suurema arvu? Ei tohi. Väiksemast, kui mul on 70 kommi, ma ei saa süüa 100. Kui on lahutamine, siis alati suuremast arvust ma lahutan väiksema arvu. Uljana, ütle õigesti nüüd tehe. 70 on võrdne 30. Veel kord ma ei kuulnud. 100 miinus 70 on võrdne 30. Jaa, tubli. Kirjuta tehe ja vastus. Lähme edasi. Ülesanne number 7. Vaata palun ja jälgi. Etenduse pilet maksis 50 senti ja kava 20 senti. Mis tähendab kava? Kava on selline leht, kus on kirjutatud, kes on seda etenduse tegelased, mis keel algab, mis keel tuleb paus. Ja selline kava maksab 20 senti, selline leht. Pilet 50 senti ja kava 20 senti. Kui palju maksid kava ja pilet kokku? See on väga lihtne. Kes ei tea, kuidas teha ülesanne number 7? Tõsta käsi. Kes ei tea? Lapsed, ära kirjuta palun vihikus. Ma tahan vaadata, kas kõikidel on kõik selge, sest ma praegu lülitan välja ja pärast sa ei saa küsida enam midagi. Küsimusi ei ole. Palina, küsi. Sa tahad küsida, Palina? Ei taha, siis ära tõsta käsi. Tehe ja vastus nagu alati vormistad õigesti. Ja viimane on sul muster. Joonista teatrilavale teine pool. See tähendab, et sa teed samasugune pool siia, sümmeetriline, samasuguste värvidega. Vot sa vaatad, et sul on
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punast poolringi keskelt vasakule. See tähendab, et 10 punast kolmringi tuleb ka keskelt paremale. Sa võtad selle punast värvi ja ilusti joonistad siia niimoodi 10 punast poolringi. Siis sa vaatad, et siin on punane ruut, siis sa värvid teiselt poolt samasugust punast ruutu. Ma soovitan sulle teha ridade kaupa. Üks rida on valmis, siis sa vaatad järgmist. Järgmisel real 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinist. Sa värvid siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinist. Edasi sul tulevad hallid. 1, 2, 3, 4 halli. Sa joonistad siia 1, 2, 3, 4 halli. Siia tuleb selline poolring ja nii edasi. Samasugune pool, sümmeetriline. Vot sul siin keskelt vasakule joonistatud, sa joonistad samamoodi keskelt paremale. Kristjan, küsi. Kristjan, kui sa tõstsid käed, tähendab, et sa tahad midagi küsida. Sa võid küsida. Nii. Küsimused, palun, Emilia. Hele silmine hästi. Nii. Kui sul küsimusi ei ole, sa teed lehekülg 18 ja 19 ära. Kõik ülesanded. Palun tee. Kui sa tahad midagi küsida, siis tõsta praegu käsi ja küsi. Kui küsimusi ei ole, siis sa töötad. Matvei, kas sul on kõik selge? Jah. Hästi. Siis alusta tööd. Arina, alusta tööd. Jaroslav, alusta tööd. Nikita, alusta tööd. Praegu keegi ei puhka. Kõik teevad matemaatikat. Robert, pane kaamera töötama. Nüüd sa istud kaamera ees ja teed tööd, aga õpetaja vaatab, kes kuidas töötab.